Oma kogemusest meeskonna koolitajana väga selgelt on näha, et sellistes meeskondades, kus on väga individualistlikud müügimõõdikusüsteemid ja tasusüsteemid, siis meeskonna vaim seal paratamatult ei saa väga kõrge olla ja seda mitmel põhjusel. Tugevamad tegijad on pahased nõrgemate peale, sellepärast, et nad näevad, et nõrgemad ei saa hakkama, nad ei pinguta piisavalt. Ja nüüd, kui tegelikult on seal ikkagi mingisugused seosed loodud, et okei, mina pingutan, mina saan raha, tema pingutab, okei, ta lepib nagu vähema summaga, aga meil on ka võib-olla juures mingisugune ühine pott, siis see tekitab pingeid. Ja loomulikult, kuigi juhid tahavad väga, et meeskond pingutaks ühise eesmärgi nimel, kui iga inimene mõtleb, et okei, aga lõpuks, esiteks ma ei vastuta meeskonna tulemuse eest ja teiseks, minu sissetulekut see ka ei mõjuta, siis ilmselgelt hakkabki individualistlik lähenemine seal prevaleerima ja inimesed võistlevad oma isiklike tulemuste nimel, mis paratamatult tähendab ka mõnikord üksteisele võib-olla natuke jala taha panemist, mõnikord mingisuguse info kinnihoidmist, mõnikord võib-olla vähest koostöö vaimu üldiselt, sest et mind ei huvita see. Nii et siin tasub seda väga-väga jälgida, et kuidas moodi see süsteem üles ehitada. Nüüd, kui aga näiteks meeskonnas teha see ühine pott, mida mõõdetakse, ja nüüd jällegi võtta võrrandist välja see mitterahaline pool ja öelda, nii, nüüd me mõõdame ainult seda, kuidas moodi te ühiselt saavutate, siis sealt hakkavad teist laadi probleemid tekkima, millega ma olen väga palju kokku puutunud. Need samad inglise keeles öeldakse high performers, need kõvad saavutajad, kõrgete tulemustega inimesed, kes väga hästi saavad oma tööga hakkama, nende tugevus on see. Ja nüüd nad näevad, kuidas nende tiimis on nõrgemad inimesed. Ja nad teavad, et okei, lõpuks me teenime ühe palju. Ja muidugi see tekitab ebaõiglust. Ja siin juhil on jälle vaja mõelda, et kuidas moodi seda kõike üles ehitada, et see ei tekitaks seda laadi ebaõiglust. Kui sa jätad seda ainult tasude põhiseks, siis see on mõnes mõttes vältimatu. Kui sa tood sinna juurde mitte rahalise mõõdiku, on see võib-olla tehtav. Kuuendaks on selgelt uuringud näidanud, et kui inimesed teavad, et nende töö on hästi tugevalt ja ainult seotud rahaliste mõõdikutega, siis pärsib loovust, pärsib initsiatiivi, pärsib julgust. Inimesed ei taha tulla mingite ideedega välja, mis võivad ohustada nende nii-öelda kindla peale minekuga teenitavat palka. Aga areng peatub, innovatsioon peatub, inimesed on mugavustsoonis, istuvad oma suure portfelli otsas ja muud kui teenivad seal raha. Ja sina juhina võib-olla vajad, et nad ikkagi oleksid natukene loovamad, aga seda sa ei näe. Ja 7. See on väga otseselt seotud nüüd selle juhtimise teemaga, mida ma ennem korraks puudutasin, sest et loomulikult on võimalik rahaga kinni maksta. Sa tead juhina, et sul on tegelikult pinna all probleeme, teil on meeskonnas probleeme, kokkulepped ei pea, väärtused on paigast ära, rollikonfliktid, arusaamatused ja sa tead, et sa ei taha või sa ei oska need asjadega tegelda, see on väga emotsionaalne, delikaatne ja siis sa võib-olla püüadki selle palgatõusuga kinni mätsida neid tegelikke probleeme ja lühiajaliselt see õnnestubki. Maksad kinni, inimeste fookus läheb korraks päris probleemidelt ära, tunnevad, pole hullu, aga ajas nad kipuvad tegelikult ikkagi pinnale tulema ja sa juhina võid ikkagi tunda, et see asi ei toimi. Nii et ükskõik mis nurga alt vaadata, siis tõepoolest rohkem on kaotada motivatsiooni maailmas juhtidel kui töötajatel, sellepärast, et juhid vastutavad meeskonna tulemuste, meeskonna käekäigu eest. Kui tema inimesed ei ole motiveeritud, ei pinguta, ei pühendu, siis töötaja oma palga ikka teenib välja. See, et ta ei ole emotsionaalselt kaasatud, mis siis? Ta võtabki sellise hoiaku, et see on lihtsalt töö, päris elu juhtub väljaspool tööd, aga sina võib-olla juhina istud, kratsid kukalt, mõtled, okei, et mida siin päriselt siis selle asjaga peale hakata.